Nii, hakkame peale vaikselt. Tere hommikust Eesti AI tiimi poolt. Aitäh, et olete tulnud. Ma räägin pidulikult mikrofoni, sest me salvestame ja kanname üle seda üritust ka. Ja ega ma pikalt ei räägigi, meil on oma ala tipud täna väga põneval teemal, nii arutlemas kui esialgu siis teevad ettekanded, jagavad oma mõtteid. Tuleb Risto Uuk juba peaaegu et lavale. Risto on Eesti AI nõukoja liige ja Future of Life Instituudist tegelenud AI riskide teemaga väga põhjalikult, avab meile oma vaadet. Ja professor Maarja Kruusmaa räägib siis füüsilise AI poole pealt, robotika poole pealt ja Joonas Ellermaa hiljem aitab seda arutelu siis nii omavahel kui teiega koos edasi vedada, nii et loodetavasti tuleb selline põnev, me oleme arvestanud, et 1,5, maksimaalselt 2 tundi. Aga hakkame peale, Risto, põrand on sinu. Ja siis lihtsalt ütlen seda ka, et kuna meil on see salvestus ja ülekanne, et siis kui me küsime, siis ma annan teile mikrofoni, siis ta lihtsalt kõik jääb kenasti meil sellesse helivoogu. Aitäh! Innovatsioon päriselt õnnestuks, mõned minu arvamused, vaated, seisukohad. Ma töötan Future of Life Instituudis ja mõnes akadeemilises organisatsioonis ka. Enne kui ma konkreetselt selle teema peale lähen, ma tahaks mainida oma raamatut. Ma mõtlesin, et kasutan võimalust, et kuna mul on mõned inimesed siin käega katsutavad nii-öelda, et ma saaks küsida teie arvamust enda raamatu kaane valimise osas, et ma rääkisin Joonasega enne siin, et huvitav, kas me saaks soojenduseks väikse küsitluse teha, et kas inimesed oleksid nõus kaasa rääkima. Eile just saatis mu toimetaja, kirjastaja need raamatu kaane mustandid, et küsida, et milline mulle võiks meeldida. Ma mõtlesin, et ma küsiks teie käest, et milline teile võiks meeldida. Et kui te aitaksite kaasa natuke mõelda, see raamat tuleb välja järgmise aasta alguses. Et kui inimesed oleksid nõus näitama käega, et kellele meeldib see esimene? Ma ei ütle, sest et kui sa lähed poodi ja ostad raamatut, siis sa ei tea seda infot. Et nõus, aga esimene asi, sa näed seda kaant. Ma tahaks intuitsiooni. Sihtrühm on teie. Okei, number 2. Okei? Okei, aitäh, see on väga hea tagasiside. Okei, väga hea. Number 4? Okei, 3 siis. Okei, number 4? Kellele ei meeldi ükski? Olete väga viisakas ja kena seltskond. Okei, aitäh nende vastuste eest. Kõigepealt ma räägis natukene Future of Life Instituudist, organisatsioon, kus ma töötan. Võib-olla te ei ole kursis, ilmselt enamus teist ei ole kursis, mis organisatsioon on. Aga üks inimene, kes nende asutajate seas on Jaan Tallinn, siin nimekirjas ilmselt võib inimestele olla tuttav. Ta on asutas ka Skype'i kunagi ja on Eestis aktiivne ettevõtja. Tema on üks asutajatest, teised on Anthony Aguera, Max Tegmark. Max Tegmark näiteks on tuntud MIT füüsikaprofessorina, Meia-Gita Tegmark, ka akadeemik, Anthony Aguera, ka akadeemik ja Victoria Krakovna, tema töötab Google DeepMindis, teeb tehisintellekti ohutuse uurimistööd. Et selline seltskond. Meie organisatsioon asutati 2014, üle 10 aasta tagasi. Ma arvan, et võib öelda, et me oleme üks pikaaegsamaid tehisintellekti turvalisusega tegelevaid organisatsiooni maailmas, ilmselt kõige suurem, kulutame iga aasta mitukümmend miljonit, et tehisintellekti turvalisemaks muuta. Selliseid organisatsioone ei ole väga palju maailmas.
ja meie missioon on, ma ütleks, et me tahame sellised transformatiivsed tehnoloogiad eemale suunata äärmuslikest ohtudest, et me saaksime, et kogu inimkond saaks võimalikult palju kasu nendest. Veel tahan ma mainida Euroopa Liidu tehisintellekti määruse tööd natukene, millega mina isiklikult olen tegelenud viimased 5 aastat. Aastal 2021 aprillikuus tuli välja Euroopa Komisjoni poolt selline määrus, mis reguleerib tehisintellekti ja lihtsalt ma tahtsin väikse sükse meenutuse välja pakkuda viimasest 4 aastast, et nimelt kui aastal 2022 maikuus Prantsusmaa oli väga suur sõber tehisintellekti regulatsioonile. Nad väga tahtsid, et neid suuri ettevõtteid, OpenAI, sellised ettevõtted, kes loovad neid suuri tehisintellekti mudeleid, et neid reguleeritaks. Aga siis juhtus selline asi, et Cedric O, kes oli tollal Prantsuse valitsuses, tegeles digiasjadega, ta lahkus sealt valitsusest, liitus Mistraliga. Mistral on Euroopas, Prantsusmaal siis üks tehisintellekti arendaja. Ja huvitaval kombel Prantsusmaa seisukoht muutus. Ja näiteks 2023. aasta novembris minu meelest koos Saksamaa ja Itaaliaga Prantsusmaa võitles sellele määrusele väga vastu ja ei tahtnud üldse, et seda määrmust välja antaks või avaldataks või sellega nõustutaks ja päris tugevalt võideldi vastu, et selline meenutus minu poolt, aga ma olen põhimõtteliselt viimased 5 aastat tegelenud just selle määrusega ja enne tegelenud teiste Euroopa Liidu tehisintellekti asjadega. Ma tahtsin ka näidata väikest videot, see on üks film, mille pealkiri on The AI Doc ja räägib tehisintellekti ohtudest, võimalustest ja see on 2 minutit väike treiler. See just tuli välja USA-s, minu teada ka Euroopas tuleb varsti, et natukene anda aimu selle osas, et mis mu töö täpsemalt on, mis ma igapäevaselt teen. If this technology goes wrong, it can go quite wrong. Your fear of AI is the collapse of humanity. Well, not the collapse, the abrupt extermination. There's a difference. So I started making this movie because my wife is 6 months pregnant. Is now a terrible time to have a kid. I mean, I'll just be honest. I know people who work on AI risk who don't expect their children to make it to high school. How does AI understand pretty much everything? It's surprisingly straightforward. Intelligence is about recognizing patterns. Patterns? Patterns. If you have learned those patterns, you can generate new information. AI is moving so fast. It's being deployed prematurely. There's so much potential for things to go wrong. Why can't we just stop? All these companies are in a race To get AI. that's vastly more intelligent than people within this decade. China, North Korea, Russia. Whoever wins is essentially the controller of humankind. We need to take a threat from AI as seriously as global nuclear war. It feels like I have to find these CEOs and get them in the movie. Great. I want to ask you to promise me that this is going to go well. That is impossible. Okay. Am I hopeful? Yes. Am I confident that it'll go right? Absolutely not. AI is the thing that can solve climate change. We could cure most diseases. What if it's expanding what is humanly possible? This is the most extraordinary time ever. The only time more exciting than today is tomorrow. I already love you. Okay. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. By using AI, we're about to move off of the Earth into the cosmos. If we can be the most mature version of ourselves, there might be a way through this. This is the last mistake we'll ever get to make. Siuke teema, millega ma tegelen suht iga päev. Ja 2023. aastal Future of Life Institute avaldas sellise kirja, kus me põhimõtteliselt ütlesime, et võiks järgmiseks 6 aastaks väikse pausi teha, et tehisintellekti turvalisus jõuaks kaasa. Mitte keegi ei teinud ühtegi pausi, aga mis juhtus oli, tehisintellekti turvalisus hakkas rohkem mainstreami minema ja palju rohkem hakati sellest rääkima. Et näiteks
ütleme näiteks 2023 siis novembrikuus või umbes sealkandis toimus esimene niisugune kõrgetasemeline tehisintellekti konverents, kus üle terve maailma erinevad riigid tulid kokku UK-sse ja UK lõi ka esimese tehisintellekti turvalisuse instituudi ja pärast seda hakkasid erinevad instituudid, mis turvalisusega tegelesid, hakkasid välja tulema. Päris palju sellest aastast alates arutelu kasvas ja üks asi, mis tekkis selle tagajärjel maailmas, tuli välja esimene tehisintellekti raport, mis põhimõtteliselt on nagu IPCC kliima soojenemise puhul ja see on hakanud tähelepanu tooma rohkem tehisintellekti ohtudele. Kohe räägin sellest lähemalt. Ja mul on selline küsimus, et kas Eesti on valmis selliseks maailmaks, kus tehisintellekti ohud on kõrgenenud. Me tahame väga palju innovatsiooni, kas me oleme valmis maailmaks, kus tehisintellekt suudab kirjutada pahatahtlikku koodi, luua veenvat propagandat, automatiseerida miljoneid töökohti. Just need eksperdid, kellest ma hakkan kohe rääkima lähemalt, nad võtavad selliseid ohtusid tõsiselt, ka teisi ohtusid, ja ma arvan, et Eestil tasub õppida nende seisukohtadest. Et siin on see raport, mida ma just mainisin. Esimest korda tuli välja 2025, nüüd teine raport tuli välja selle aasta veebruaris ja selle raporti üks juhtidest on Yoshua Bengio. Ja Yoshua Bengio on väga oluline teadlane ühest küljest sellepärast, et ta on tegelikult maailmas enim tsiteeritud teadlane üldse ja siin näete neid tsiteeringuid, kui palju tema artiklid on saanud tähelepanu ja ta on ka huvitav selle poolest, et 2023 aastal tuli välja ja ütles, et tema elu sees ka ei oodanud, et ChatGPT tuleks välja põhimõtteliselt nii kiiresti, kui ta tuli, ta ei arvanud, et tehisintellekt suudaks inimkeelest nii hästi aru saada nii ruttu. Ta arvas, et see võib-olla juhtub 10 aastat hiljem või millalgi sellisel ajal. Ja ta otsustas, et ta muudab oma karjääri täielikult tehisintellekti turvalisusega tegelemiseks. Et väga äge minu meelest, et üks tsiteeritumaid teadlasi tegeleb sellise asjaga oma elus. Teine kõige tsiteeritum teadlane, Jeffrey Hinton, samuti tegeleb tehisintellekti turvalisusega nüüd, et päris äge on, kui tõsiselt võetavad akadeemikud seda teemat ajavad. Millised ohud selles raportis täpsemalt jutuks tulevad? Esiteks pahatahtlik kasutus, teiseks tõrked, õnnetused ja kolmas süsteemsed ohud, süsteemsed riskid. Näiteks pahatahtlike kasutuse puhul räägitakse pettustest, väljapressimisest, nõusolekuta intiimpiltide loomisest. Tehisintellekti süsteemid suudavad ka avastada tarkvara haavatuvusi ja kirjutada pahatahtlikku koodi ja lisaks, võib-olla kõige hullem, võivad nad pakkuda teavet bioloogiliste ja keemrelvade arendamise kohta. Et selles osas näiteks Anthropicu mudelid, nende väitel on väga palju kasvanud nende võimekus just ajata isegi võib-olla mitte ekspertidel sellist infot kasutada vääralt ära. Jah. Ja see on hea point, selle mudeli nimi on Mythos, oli vist. Ja ma võib-olla ütleksin, võib-olla veel täpsustuseks ühe asja, et Anthropic on väga hea organisatsioon selle poolest, et nad toovad tähelepanu nendele ohtudele ja see on väga hea, et nad ei avalda sellist mudelit, kui see võib ohtlik olla, aga teisest küljest nad arendavad sellist mudelit. Kui neil päriselt on, kui nemad on olnud selline ettevõte, mis on suutnud arendada sellise kõige võimekama tehisintellekti, siis neil on vastutused, nagu miks nad üldse arendavad sellist tehisintellekti. Aga kas keegi teine arendab? Et praegu keegi teine ei ole sihukese väitega välja tulnud, on esiteks. Ja teiseks, ma arvan, et näiteks ma võin öelda, et aastal 2022 umbes, enam-vähem siis, kui Anthropic alustas oma tegevust, ma sain ligipääsu nende esimesele Claude'i mudelile, mis ei olnud avaldatud kogu maailmale. Ja mulle väga meeldis, et ma sain et nende poolt oli nõue, et ma põhimõtteliselt pidin alla kirjutama enne, et kui ma leian mingeid haavatavusi, ma ei jaga seda suvaliselt internetis, kui ma leian, et see tehisintellekt teeb midagi väga ägedat, ma ei jaga seda suvalt internetis, et seda race dynamic, ütleme, seda suurendada. Ja see mulle meeldis see aeg, enam ei ole selline aeg. Neil oli ka üks klausel, et nemad ei hakka arendama tehisintellekti ja avaldama sellist intellekti, mis oleks palju võimekam teistest, et nad on alati proovinud natuke taga olla näiteks OpenAI või teistele, sest nad ei taha seda race'i suurendada.
enam ei ole selline maailm, et see on niisugune. Aga sa juba mainisid seda Mythos, aga ma võib-olla tooks välja ka ühe teise näite, mida Anthropic 2025 novembris ütles, et nad leidsid, et Hiina poolt sponsoreeritud võib-olla mingi terrorismiorganisatsioon proovis just Claude'i ennast kasutada, et automatiseerida küberrünnakuid. Ja mis mulle jälle meeldis seal raportis, kui ma lugesin seda, oli selline koht, kus ütles, et ühest küljest Claude'i mudelit kasutati, et seda ohtu suurendada ja seda päriselt nagu ellu viia. Teises küljest Claude oli ka väga vajalik selleks, et leida seda ohtu. Ja siis on nagu see, inglise keeles on niisugune mõiste nagu techno-solutionism, et meie loome ohu, aga meie ka lahendame. Et mul on nagu niisugune ideaalne business, et nagu näiteks spordivallas, et esimesel korrusel on mul jõusaal, teisel korrusel mul on füsioterapeut ja siis kolmandal korrusel on mul võib-olla restoran, neljandal korrusel on mul mingi toitumisnõustaja, siis ma saan nagu täieliku businessi, et all lõhun ära inimese, siis järgmisel korrusel ma saan pakkuda füsioteraapiat ja nii edasi, et see on natukene minu meelest tuleks veidikene mõelda, et kas igat tehnoloogiat on üldse vaja, et peaks natuke rohkem läbi mõtlema selle. Siis teine ohukategooria, millest see raport räägib, on tõrked õnnetused, näiteks informatsiooni väljamõtlemine, hallutsinatsioonid, vigase koodi genereerimine, eksitava nõu andmine, sellised õnnetused. Ja mainitakse eraldi tehisintellekti agente, mis tegutsevad autonoomselt, et need on eriti kõrgendatud riskiga, sellepärast, et inimesed ei pruugi igat sammu järgida, ei pruugi aru saada, kui midagi valesti läheb. Ja isegi räägitakse sellisest asjast nagu kontrollikaotuse stsenaariumid, kus süsteemid tegutsevad väljaspool igasugust kontrolli. Et see on nagu selline, selles valdkonnas üks suuremaid ohtusid, mille pärast inimesed muretsevad. Üks näide Metast, Facebookist, kus teadlane kasutas ühte agenti ja see kogemata kustutas kõik tema meilidele. Et niisugune väike näide sellest, kuidas sul ei pruugi kontrolli olla tehisintellekti süsteemi üle. Ja viimane kategooria, süsteemsed riskid, ja seal raportis mainitakse, et tehisintellekt automatiseerib tõenäoliselt laia valiku kognitiivsed ülesanded, eriti teadmustöös, võib nõrgendada kriitilise mõtlemise oskusi, kui me väga tugineme nendele tööriistadele ja ei kontrolli neid väljundeid. Olen isegi märganud näiteks, ma kasutasin nii-öelda vibe code'imiseks Rootsi ettevõtte Lovable niisugust programmi ja tegin seal veebilehekülge ja ta pakkus mulle iga natukese tagant välja, et kuule, kas sa oled nõus, et me teeme selle sammu. Ja ma alguses kontrollin umbes, mida ta täpselt plaanib teha, panen okei, ma olen nõus. Ja siis mingi hetk, kuna neid sammusid on väga palju, lihtsalt mul viskab üle ja ma ei viitsi seda kontrollida. Väga paljudel inimestel on, ma arvan, selline efekt igasuguste materjalidega, et suht raske on kontrollida väljundit. Ja viimase asjana, mida siin mainitakse, on tehisintellekti kaaslase nii-öelda AI companion sellistel rakendustel on juba praegu 10 miljoneid kasutajaid ja kellest väikse osa puhul võime tähendada, et nende üksildus on tegelikult suurenenud ja sotsiaalne kaasatus vähenenud. Me võime arvata, et need on väga head meetodid, kuidas nad tunneksid ennast paremini, vähem üksildasena, aga need ei asenda väga hästi päris suhteid. Üks näide majanduse valdkonnast, siin on Mustafa Suleman, kes on Microsofti tehisintellekti tegevjuht. Tema ennustab, et kõik, võib-olla isegi, või enamus valgekrae tööülesandeid automatiseeritakse järgmise 18 kuu jooksul. See on üks ennustus, see ei tähenda, et see on tõsi, aga nii mõnigi teeb selliseid ennustusi. Näiteks ma olin ühes töötoas eelmise aasta lõpus Londonis, kus oli üks teine organisatsioon, teine juhtiv tehisintellekti ettevõte, ja nemad väitsid, et esiteks nad ei palka enam kunagi kedagi, kes oleks taseme poolest level 5 või 6 allpool. Mida need tasemed tähendavad, USA-s kasutatakse tehnoloogiaettevõtetes niisuguseid tasemeid, võib-olla 8 on maksimumtase ja 5 ja 6 tase on põhimõtteliselt 10 aastat kogemust juhina või tarkvaraarendajana näiteks, et nad sellest allapoole ei vaata, et nad ainult palkavad väga-väga kõrge tasemega inimesi pikaaegse kogemusega ja nad ütlesid, et nemad arvavad, et aastaks 2030 ei ole põhimõtteliselt kellelgi midagi pakkuda tööturul, mida AI ei suudaks teha. Ja on jällegi ennustused, ma isiklikult ei arva, et see nii kiire on, aga see on võimalus. Kuidas neid riske vältida ja maandada?
Selles raportis mainitakse, et tehnilised kaitsemeetmed paranevad, aga tihtipeale on lihtne turvapiirangutest mööda minna, sõnastades päringud ümber, on sellised mõisted nagu, või sellised nähtused nagu jailbreaking, et on võimalik näiteks küsida, et ma tahaks pommi luua, eks, et anna mulle soovitused, öeldakse, et sorry, ma ei saa sellega aidata, nendest saab ümber viilida, saab leida lahendusi, kuidas ikkagi, üks küsimus? Need on avatud kaaludega mudelid, nendega saab ka, aga nad on hetkel siiski vähem võimekad kui need, mis ei ole avatud mudelid, aga see on tõsi. Ja teine aspekt siin, et need ei saa pärast avaldamist tagasi kutsuda, kui sa oled avaldanud, ja lihtsam eemaldada neid kaitsemeetmeid, neid ei saa jälgida väga lihtsalt ja palju raskem nende väärkasutust ennetada ja vähendada. Ja tegelikult sa mainisid laamat, eks, mida Meta on juhtinud, aga nüüd hiljuti on Hiina avatud mudelid olnud palju võimekamad, DeepSeekilt ja erinevad pakkujad seal. See on üks oluline teema. Nendel on ka plussid, avatud mudelitel on plussid, näiteks saad privaatsust tagada paremini, et Anthropic ei saa sinu andmetele ligipääsu, eks, et seal on plussid ja miinused, mida tuleb kaaluda. Ja viimane asi, mida mainiti, on see, et kuna need riskijuhtimise meetmed ei suuda kõiki intsidente ära hoida, siis tuleb ühiskondlikku vastupidavust suurendada, sealhulgas küberrünnakutele reageerimise protokollid, meediakirjaoskuse programmid, inimjärelevalve raamistikud. Ma tahan ka mainida, me oleme loonud sellised Euroopa Liidu määruse ressursid, mis võivad inimestele kasuks tulla, loodetavasti need aitavad ka mõned nendest ohtudest väiksemaks muuta, et on selline uudiskiri, mida iga 2 nädalat me välja anname ja on ka veebilehekülg, kus saab uurida, mida tehisintellekti Euroopa Liidu määrus täpsemalt nõuab ja eesmärk on põhimõtteliselt neid ohtusid vähendada selleks, et me saaksime tehisintellekti kasutada päriselt kasulikeks asjadeks. Üks mõte, mis ma veel tahtsin öelda, on see, et ohtudega tegelemine aitab innovatsiooni, sageli viiakse regulatsiooni ja innovatsiooni kuidagi nende vahele sellise, ma ei tea, kuidagi nad ei ole omavahel väga hästi üksteist toetavad, et regulatsioon alati takistab innovatsiooni. See ei ole eesmärk, eesmärk on just tagada, et innovatsioon oleks parem, et päris innovatsioon töötaks, et näiteks mulle meeldib tuua näitena hiljuti OpenAI, vist äkki nädal aega tagasi, pani kinni ühe süsteemi, mis oli Sora 2, mis võimaldas videoid genereerida väikse promptiga. Ja minu meelest see on hea näide sellest, mis ei ole nagu innovatsioon, et see maksab väga palju ja aitab sul lihtsalt mingit bullshiti genereerida. Aga õnneks inimesed ka olid nõus sellega, alguses kasutati väga palju, aga lõpuks hakkas igav, kui teed jälle mingi lolli nalja mingist puksutamisest või midagi niisugust, et sellel ei olnud enam pointi ja inimesed loobusid nende kasutamisest ja see nagu ja minu meelest me peaksime vähem toetama ja regulatsioon võimaldab meil suunata majanduslikku tegevust õigetesse kohtadesse. Ideaalne regulatsioon, hea regulatsioon. Ja ma arvan, et need riigid, Eesti sealhulgas, mis suudavad tehisintellekti rakendada turvaliselt, mõelda nendest ohtudest, saavad selle kasutust rohkem kui need, kes peavad hiljem tagajärgedega tegelema. Mõned soovitused Eestile. Esiteks, ma olen näinud Brüsselis, et Eestil on väga hea, tugev bränd digitaalse riigina. Seda tuuakse kogu aeg esile. Ma ise olen skeptiline, et see bränd on niivõrd õigustatud, aga inimestele endiselt on see seisukoht. Miks mitte seda ära kasutada? Kui Eesti võtab sõna tehisintellekti turvalisuse teemas, siis seda Eestit kuulatakse rohkem, kui võib-olla 1 miljonit inimest elanikkonna riiki peaks kuulama Euroopa Liidu kontekstis. Ja seetõttu ma arvan, et Eesti peaks tehisintellekti turvalisuse aruteludes olema aktiivne osaleja, mitte kõrvaltvaataja. See tähendab, võiks osaleda rahvusvahelistes võrgustikes, kui ka arendada kodumaist ekspertiisi. Ja ühe hea näitena ma tooks välja, Sisekaitseakadeemia on just avanud või alustamas oma tehisintellekti turvalisusele keskenduva teadmuskeskuse initsiatiiviga. Ja minu meelest selliseid asju võiks rohkem toimuda. Ma mainisin, et maailmas on sellised organisatsioonid nagu AI Security Institute, AI Safety Institute. Eesti võiks ka luua sellise ja mulle tundub, et Sisekaitseakadeemia on sellega praegu tegelemas. Mõned konkreetsed sammud. Juulis on Eesti ÜRO ülemaailmse tehisintellekti valitsemise dialoogi kaasläbiviija koos El Salvadoriga.
ja ma olen rääkinud inimestega Eesti AI grupist ka, et me võiksime kutsuda juhtivaid tehisintellekti teadlasi ja ettevõtjaid pakkuma praktilisi demosid riskidest ja kasudest. See on hea võimalus juulikuus juba. Teine asi, 3. tehisintellekti ohutuse aruanne on varsti välja tulemas, vähemalt sellega alustatakse tööd varsti, ja Eesti ekspert võiks seal laua taga olla. Viimases 2 Eesti ei ole minu meelest olnud kuidagi moodi seotud, võib-olla teil on mõtteid, kes seal peaks olema. Ja viimasena Eesti AI puhul projektid võiksid riske käsitleda põhjalikumalt, näiteks mõelda iga projekti puhul, et mis võiks valesti minna alustuseks ja kuidas seda ennetada. Need mõtted, mis ma just jagasin, on ka üles pandud ERR-i, et kui te tahate seda kirjalikult lugeda, võite seda teha. Ja ma kutsuks ka inimesi, kui kellelgi on huvi tulla Löwenisse Belgias 23-24 juuni, meil on seal tehisintellekti ohtude konverents, väga lahedad kõnelejad, maailma tuntud Roman Japolski, Laura Weidinger ja Werner Steng. Kui inimestel on huvi, tulge osaleda. Aitäh, see on minu poolt kõik. Sa võid selle tagasi panna, selle cover slaidi. Aitäh Ristole ja Maarja, sinu vaade. Aitäh, mul slaidi ei ole ja siis ma palusin, et Kristo paneks mul oma slaidid siia taha ja siis ta ütles, et ta paneb oma raamatu slaidid. Aga jah, et võib promo teha küll minu ettekande ajal. Ja, aitäh Risto. Kui ma õieti tean, ma ei tea, millal te viimati uudisid vaadate, siis see Artemise lend peaks nüüd olema sellest punktist möödas, kus mehitatud lend oli maast kõige kaugemal süvakosmoses ja pöördub tagasi maa poole. Ja see on nagu mitmes mõttes väga ajalooline hetk, eks ole, et esiteks inimesed ei ole kunagi nii kaugel sügavkosmoses käinud ja me saame nii palju uut infot sellest, mis on seal salapärasel kuu tagaküljel ja see on hindamatu väärtusega info. Et eelmine mehitatud lend sinna oli siis Apolloga 1971 või 2, et kujutage ette, et 50 aastat on vahepeal mööda läinud, eks ole. Ja siis, mis meil vahepeal toimunud on, siis meil on siin toimunud tehisintellekti revolutsioon. Kõik asi on tehisintellekt. Ja kui vaadata siis seda Orioni raketti, mis seal lendab, siis seal on väga vähe midagi tehisintellektiga tegemist, et see rakett lendab, ütleme siis, võib-olla ma liialdan natuke, et vaielge mulle vastu, aga enam-vähem selle sama tehnoloogiaga, millega ta lendas 50 aastat tagasi. Et miks? Et kas inimesed on siis nii rumalad, et nad ei taha sinna panna mingisuguseid tehisintellekti mudelid, õpetada välja seda raketti ümber kuu käima nii kaua, kuni ta õpib selgeks, kuidas käia ja siis korralikult uuesti maa peale maanduda, et millegipärast mitte. Ja ma arvan, et põhilisi põhjusi on siin 2, eks ole, millest me saame rääkima hakata, et üks on see, et kõik need tehisintellektile baseeruvad siis algoritmid tahavad jõle palju andmeid saada, aga kuu taga küljevad, palju me siis seame sellest nii väga. Ja teine asi on see, et kui midagi valesti läheb, siis on riskid väga suured. Et kuidas siis sellised raketid lendavad? Et alustame kõigepealt sellest, et siis me saame ilusti rääkida sellest, et kuidas siis nagu tehisintellekti algoritmidega raketid võiksid lennata. Et klassikaliselt ju automaatjuhtimine ja robotite juhtimine põhineb automaatjuhtimisteoorial, inglise keeles ongi control theory, et kuidas sa siis nagu kontrollid mingisuguseid mehaanilisi või keemilisi või ükskõik mingisuguseid asju. Ja see alati põhineb sellest, et sul on olemas mudel. Et mida see mudel tähendab, see tähendab hoopis midagi muud, kui see tähendab seal tehisintellekti teaduses, et see tähendab seda, et sa võtad pliiatsi ja kirjutad võrrandid üles. Ja need raketi puhul ongi mehaanika võrraldid, mis on mass, mis on inerts, korioolise jõud, seal mingisugune, jah, et ühesõnaga paned ilusti sinna käima ja siis selle peale siis ehitad oma selle algoritmi, mis seda raketi juhib.
Ja kui sa oled niisugune inimene, kes on koolis õppinud erialal näiteks robootika ja automaatjuhtimisteooria, niisuguse klassikalise hea hariduse saanud, siis see on nagu täiesti no-brainer, et sa võtad selle algoritmi ette ja sa pead selle peal tõestama 3 asja. Et esiteks sa pead tõestama jälgitavust, see tähendab seda, et põhimõtteliselt saad aru, mis su raketiga juhtub. Sul on info sellelt olemas, sul on andurid õigete kohtade peal, ütleme siis niimoodi, sa näed süsteemi. Teine on juhitavus, et sul on need nupud, millega sa juhid, on õigete kohtade peal, sa saad igas olukorras seda raketti juhtida. Ja 3. asi on stabiilsus. Sa pead tõestama ära, sa pead matemaatiliselt tõestama ära, et see asi ei saa sul nagu kontrolli alt välja minna. Võrrandid on siin, ei ole võimalik, eks ole. Et see on selline, põhimõtteliselt tänapäeval on see MATLABis üks käsk paned sisse ja siis sulle arvutatakse välja, et see süsteem on okei, sellega saab lennata küll. Aga ja enamus, ma ütleks, et 99% roboteid ikkagi mingil määral täpselt selliseid algoritme kasutab, eks ole. Et millal see keeruliseks muutub, miks me üldse räägime sellest nagu robotitest ja tehisintellektist, et seal on, ütleme, 2 põhjust põhiliselt on see, et mõnikord need valemid on nii keerulised, et me ei oska neid üles kirjutada. Võib-olla oskaks, aga näiteks mina, kes ma tegelen allveerobootikaga ja hästi keeruliste nagu, ütleme siis, võite öelda, et halvasti ehitatud allveerobotitega, mis nad muidu nii keerulised on, eks ole. Et seal tulevad mängu näiteks hüdrodünaamika võrrandid ja hüdrodünaamika võrrandid on hästi keerulised, hüdrodünaamilised protsessid, need on hästi mittelineaarsed ja seal on sellised, mida me nagu tegelikult ei oskagi lahendada korralikult. Ja teine asi on see, et kui need võrrandid, nagu siis tõesti, kui ma oleksin nii tark, et ma suudaks need võrrandid kõik üles kirjutada, siis need kõrvandid on nii koledad. Ja koledad siin tähendab nagu seda, et me ei suuda neid nii kiiresti lahendada, nagu seda oleks roboti juhtimiseks vaja. Lihtsalt ei ole võimalik, see võtab nii palju aega, et su robot on juba allu crashinud kuskil selle ajal, kui sina ikka veel oma võrrandeid lahendad. Ja siin tegelikult, miks robootikas hakati tehisintellekti kasutama või miks see nagu hea on just sellepärast, et meil on siin nagu selline uus võimalus, et me ei pea neid võrrandeid lahendama, kui me ei suuda neid tõesti lahendada, eks ole. Ja mis ei tähenda seda, et tehisintellekti puhul ei ole olemas neid mudeleid, jah, et tegelikult mudelid on ka olemas, aga need siis ei ole need füüsikalised mudelid, ma tean, statistikamudelid. Et see ongi niimoodi, et me paneme korrelatsiooni, sisendid, väljundid, eks ole, anduritelt tuleb see info, me liigutame oma käsi ja jalgu näiteks kuidagi niimoodi sel ajal. Ja siis treenime, anname nendele suuremad kaalud, nendele asjadele olevad õiged ja siis need, mis ei tundu olevad õiged, need nagu libisevad siis sealt kuidagi niimoodi välja ja pärast seda on siis enam-vähem nagu hästi töötav asi. Et sellesama allveerobotiga mul oli väga hea näide, et me tegelikult jõudsime mudelite põhise juhtimisega väga-väga kaugele. Me suutsime teha ka hästi veakindla juhtimise, näiteks niimoodi, et kui 2 andurit ei tööta, siis ta kuidagi ikkagi lonkab koju tagasi ja täiesti stabiilselt lõnkab koju tagasi, oskab kõiki selliseid asju teha. Ja ma olin ise sellest juba nii tüdinenud, sellest mõtlesin, et panen selle roboti kuhugi ära riiulile ja sellega rohkem ei tegele. Siis tuli mul Jaapanist kiri, et mulle nii meeldib see robot, ma olen selle kohta nii palju lugenud, ma tahan teie juurde doktorantuuri tulla. Ja siis ta hakkas ehitama sinna peale neid sama tehisintellekti algoritme. Ja mina olin alguses skeptiline natukene, et ma ei tea, võib-olla ma olen nagu, ma ei taha öelda, et ma olen vanaks jäänud. Aga ma olin nagu hästi positiivselt õllatunud, sest ta suutis selle roboti panna kukerpalli tegema, mida meie mitte kunagi poleks suutnud. Ja siis ta võttis Austraalia suurelt rahult kilpkonnade videosid ja hakkas videode pealt uurima, kuidas liiguvad uimed ja siis õpetama selle järgi robotit välja, et kuidas ta optimaalselt töötama ta sai ja kujuta ette, see töötaski. Et ma olin täiesti nagu vau selle peale. Ja siin ma võin öelda, et sul on see punkt on kindlasti, kus sa saad öelda, et need klassikalised meetodid ei tööta ja sa pead sealt nagu kuidagi nagu edasi saama, eks ole. Aga siin me jõuame nagu nende andmete olemasolu teema juurde, et mis see tähendab, et nendel robotitel siis on need andmed, mille peale sa treenid, et küllap te olete kuulnud seda, et ChatGPT-l, teistel nagu suurtel alusmudelitel, neil on nagu mega palju, tohutult, räidelt palju andmeid, eks ole. Ja me teame ka nagu väga seda, et kui need andmeid ei ole, siis ta ajab ikka täieliku jama.
aasta aega tagasi ma läksin seenele ja küsisin ChatGPT-d, kui ma oleks seda nagu kuulanud, mis ta mulle ütles, ma praegu ei seisaks siin, eks ole. Et Eesti seeni ta kindlasti nüüd ei tunne. Ja no miks ma selle paralleeli toon, et see on tegelikult täpselt sama robootikaga, et mõned asjad on nagu hästi esindatud, ta on jube hea nendest rääkimistest, proovige küsida, et kuidas nagu kaalu kaotada, igal teisel inimesel on see probleem, eks ole, küll ta oskab teile seal midagi rääkida. Jah, aga võt küsige Eesti seente kohta ja siis olge nagu väga ettevaatlik selle koha pealt, mida ta teile vastab. Või see kuulus näide, et kuidas ChatGPT või mõni teine mudel lõpetaks lause, kui Arno emaga koolimajja tuli. Et ta ei tunne nagu seda konteksti, ta ei saa aru, millele me viitame, see on eesti keele tüvitekst, eks ole. Ja see nagu see meie kultuur ei ole seal nagu esitatud. Aga miks ma sellest kultuurist räägin, et see on tegelikult nagu, kujutage ette, et robootikas tuleb see sama teema tegelikult lööb sisse kuidagi. Et meil on küll andmed, on ju, aga meil ei ole andmed nagu kõikidest olukordadest, kuhu see robot võiks näiteks kunagi sattuda või see rakett või mida iganes. Ma toon teile näiteks, et kui te õpite praegu autot juhtima, et siis te kõigepealt hakkate õppima, te õpite kuiva ilmaga, kuiva teekattega, õpite auto juhtimise selgeks. Aga siis on teil libeda koolitus. Ja miks teil on libeda koolitus? Teil on libeda koolitus tegelikult sellepärast, et see, mis te seal kuival teekattel omandate, see äkki ei toimi enam. Et see ei ole nagu niimoodi, et oi, on natuke libedam, panen natuke rohkem, et see ei ole nagu lineaarne seos. Vaat kuskil nagu vastupidi tekib selline murdepunkt, kus sa pead nagu intuitiivselt hoopis nagu vastu oma intuitsioonile tegutsema, kui sa nagu kuiva teekatte peal teeksid, eks ole. Ja kui sul seda kogemust ei ole, siis sa oled kuskil seal kraavis tõenäoliselt. Ja robotitega on nagu samamoodi, et vaata, kui ma treenin seda kogu aeg, et ta sõidab nagu kuival teekattel ilusti sõidab ja nüüd ta satub nagu teise olukorda, siis lihtsalt neid andmeid ei ole, mille peale ta võiks nüüd järeldada, et nüüd me oleme kuskil nagu teises kohas. Ja et see nagu risk on nagu, siin me tuleme nagu selle, Risto rääkis siin, eks ole, süsteemsetest riskidest, et mis see süsteemne risk siin tähendab. Et süsteemne risk tähendab see, et mitte üks auto ei sõida kraavi, vaid kõik autod sõidavad kraavi. Et kui üks auto sõidab kraavi, see oli põhimõtteliselt juhi viga, mida iganes, tee oli halb või mida iganes, aga kui kõik autod sõidavad kraavi, siis meil on nagu süsteemi tasemel on midagi nagu pekki läinud, eks ole. Ja siis me peame seda hakkama süsteemi tasemel lahendama, et kuidas me siis nagu inimese juhtimisega seda asja nagu lahendanud olema. Vaata, kui mina tegin endale autojuhid, siis mul ei olnud libeda koolitust muideks, ma tegin nii ammu. Lasti välja põllu peale, vaata ise, kuidas hakkama saad. Aga ilmselt mingisugune hetk saadi aru, et meil siin on süsteemne probleem, inimesed ei oska libedaga sõitma, me peame nüüd tegema oma programmid ümber süsteemselt, üle terve Eesti, meil on uued regulatsioonid, kõik peavad selle läbi tegema, muidu ei lase mitte kedagi rooli, eks ole. Et see on nüüd nagu süsteemse riskiga, süsteemne lahendus süsteemsele probleemile. Ja nii imeliku see on, et robootikas on nagu sama asi, et mis see süsteemsus siin tähendab, on see, et nagu üks tolmuimeja robot kukub tepist alla, no las ta kukkus, on ju. Aga kui kõik robotid kukuvad nagu puutrepil ja pimedas alla näiteks, siis on see süsteemne risk, eks ole. Ja see ei ole veel sama asi, mis sul on kriitiline risk tegelikult. Et kriitiline risk on see, kui midagi pöördumatult läheb halvasti. Tõenäoliselt, kui sul see tolmuimeja robot kukub alla, no las ta kukub, ega ta 2 tonni ei kaalunud, eks ole. Aga kui kosmoserakett plahvatab, siis siin on nagu see pöördumatus tuleb sisse. Et siin tihti ma ise olen mõelnud, tegelikult kuna ma eile siia tulin, ma hakkasin nagu eile mõtlema selle peale. Et sihuke mõte lihtsalt välja pakkuda, et väga palju nagu selle robotite arendamise mitte ainult meetodeid, ka suhtumisi ja kultuuri on tulnud tarkvaraarendusest ja startup-indusest, kus teatavasti kunagi vähemalt kehtis lause move fast, break things. Nii. Ja tavaliseks see break things tähendas nagu seda, et veebileht crashis või ma ei tea midagi sellist, et midagi, parandame paagid ära, lähme sinna kuhugi uuesti. Aga näiteks
klassikalisel insenerialadel, eks ole, kus suur osa tehnikaülikooli tuleb, et seal on näiteks jälle vastupidi, on nagu hästi tugev selline ohutuskultuur. Et sul on asjad on sertifitseeritud, verifitseeritud, modelleeritud, testitud, kõik, eks ole, et majad ei variseks kokku, sillad ei kukuks alla, laevad ei läheks põhja, raketid ei plahvataks, eks ole. Jõle tüütud on need kuradi sertifitseerimised ja asjad ja kõik, eks ole, ja sa mõtled nagu, miks need seal on, et jõle hea oleks, kui ei oleks. Aga siis, kui ei ole, siis on nagu teised probleemid, eks ole. Ja ma arvan, et siin tehisintellektiga ongi praegu see paljuski just, me oleme sellises olukorras, kus me nüüd äkki jõuame kohta, kus me peame hakkama tegelema nende kriitiliste riskidega. Et varem olid nagu lihtsalt mingisugused väiksed ristid, et nagu ChatGPT ütleb nagu kellelegi valesti, meile buss läheb, no mis see siis nagu sellest siis nii väga on, eks ole, et parandad ära ja lähed edasi, järgmine kord on parem, aga kui selle tulemus on näiteks väga suured kahjud näiteks taristule või inimeludele, et siis lihtsalt mingisugusel hetkel sul on niisugune tunne, et või inimesed arvavad, et seda riski me ei tohi lubada, ja sel juhul siis minnakse tagasi nende klassikaliste meetodite juurde, nagu seesama Artemise rakett. Ja ise ma arvan, et ma tegelikult olen tehnooptimist, et mina usun, et nende riskide õigeaegsete nagu teadvustamisega ja nendega tegelema hakkamisega saab seda, nagu Risto ütles ka, saab seda tehnoloogia arengut ikkagi nagu suunata, et tegelikult me oleme eluaeg tegelikult mitte lasknud tehnoloogiale areneda, vaid me oleme tegelikult terve ajaloo, me oleme tegelikult ka kontrollinud seda tehnoloogiat, vähemalt siiamaani, eks ole. Et teil on küll auto, mis võtab välja 150 kilomeetrit tunnis, aga millegipärast meil on ikkagi liikluse piirangud. Ei tohi seda tehnoloogiat kasutada igat pidi, nagu teie tahate, nagu teile meeldib, et lihtsalt sellised autod on olemas, eks ole. Et samasugused asjad on ilmselt tehnoloogiaga. Aga mina arvan küll seda, et võib-olla nendel tulevates kosmosemissioonidel on ka seda tehisintellekti osa sel juhul rohkem. Et me oleme paremini, nagu me oleme kindlamad, kuidas ta täpselt, me ei saa modelleerida, me ei saa verifitseerida, nagu me teeme mudelite puhul, aga me saame hinnata näiteks määramatust. Et hästi suur selline trend ka praegu, ütleme seal just robootikas, tehisintellektis on see, et kuidas ma tegelikult tean, kui täpselt ma tean, kui hästi ma tean, eks ole, et kas ma ise saan aru, et ma olen nüüd olukorras, kus ma varem ei ole olnud ja ma tegelikult ei tohi loota oma nendele treeningandmetele, eks ole. Ja kindlasti need alusandmete probleemid, kus sul on ainult üks suur alusmudel näiteks, on see riskikoht, et alusmudelid on sellepärast head, et sa söödad palju andmeid sisse, sa saad palju erinevaid ülesandeid sellega ära lahendada, aga samas tekib sul probleem, et kui seal on nagu mingisugused vead sees, selles mõttes vead, et nagu inglise keeles bias, kallutatus või eesti keeles võime ka öelda nagu eelarvamus selle kohta. Et kui sul on väga suur mudel, mis on treenitud sinu eelarvamust kogu aeg kinnistama sulle, ja sa paned sellesse olukorda, kus ta kunagi ei ole olnud, eks ole, siis seda on väga raske muuta, et seal tekib nagu selline, mõnikord kui öeldakse, mulle meeldib see võrdlus, et see on nagu tehisintellekti monokultuur. Et kultuuri mõttes, et kogu aeg ühtesid ja samasid asju korratakse sa üle ja siis sa võtad, et need asjad nagu ongi niimoodi. Et me siin nagu eesti keele ja kultuuri kontekstist juba rääkisime, aga kuna ma ise tegelen välirobootikaga, siis minu jaoks on siin ka geograafiline kontekst väga oluline. Me ei ole nagu võib-olla nendes suurtes keelemudelides, me oleme nagu kultuuriliselt alaesindatud, aga mina väidan, et robootiks me oleme geograafiliselt alaesindatud. Mille pärast, et kui me treenime neid samu mudeleid, treenime kogu aeg kuiva ilmaga, päikesepaistelise ilmaga ja siis me toome nad siia näiteks mudase koha peale, et teate, kui raske, kas te kujutate ette, kui raske mul on leida andmeid selle kohta, kuidas rattad mudas lebisevad? Tõsiselt keeruline.
eks ole, et nad on nii alaesindatud, aga vaadake välja, terve sügis on teil siin selline, et teatud regioonides, võib-olla ka kuskil Aafrikas, näiteks liiva peal, on täpselt sama probleem, et meil ei ole neid andmeid. Alverobootika, millega me tegeme, Läänemeri on hoopis teistsugune, ta on mudane, ta on väikese nähtavusega, ta on suhteliselt külm meri, isegi meil ei tarvitse olla seal mingisuguseid tehisintellekti roboteid tulevad siia, mul sõbrad siia katsetama ja siis ma pean tuugrid järele kutsuma, eks ole. Et vaadake, et siin on nagu see geograafiline esindatus tuleb veel ka sisse füüsiliste süsteemide, füüsiliste robotite puhul, et kui sa saadad roboti sinna, kus ta kunagi varem ei ole olnud, kas ta saab õppida selgeks kuidagi, milline näeb välja Kuu tagumine pool, kui ta mitte kunagi varem ei ole seda näinud, eks ole. Ja ma arvan, et tegelikult nende asjade lahendamisega me saaksime tegelikult nagu paremad tehisintellektiga juhitavad robotid, et jälle selle määramatuse hindamine, testimine, ka simulatsioonides testimine on praegu palju parem, et me saame simulatsioonides mängida läbi olukordi, mida me tegelikult selle robotile näidata ei saa. Me saame selle robotile, anda nii palju eneseteadvust, et ta teaks, mida ta teab ja teaks seetõttu ka nagu paremini oma riske kalkuleerida. Et selles mõttes ma tegelikult ootan väga neid järgmiseid Marsi missiooni ja kõike muud, et ma tahaks väga näha, et kui palju siis selliseid uuemaid teadussaavutusi ja tehnoloogiat on siis nendesse rakettidesse julgetud panna selleks hetkel. Et ootame ja vaatame. Jah. Aitäh! Nii, aitäh! Lähme arutelu juurde. Me toome need toolid siia ettepoole, mul siis palve jätkuvalt see,